Lõuna-Dalmaatia, Prapratno sadam. Siin jäävad selja taha linnad ja kiirteed. See on pääs Mljet saarele. Ja sõidan siis hetkel praamiga Horvaatia mandriosast Mljet saarele, kus siis loodan erinevaid looduskaadreid saada, nii veealuseid kui ka kuivamaa kaadreid. Mljet on Aadria meres paiknev saar. Pikkust on ta 40 kilomeetrit, laiust kõigest 3 kilomeetrit. Kutsutakse teda ka roheliseks saareks. Selle põhjuseks on mõnevõrra tihedam taimkate kui tema naabersaartel. Järsud kaljuseinad muudavad huvitavaks ka veealuse maailma. Seetõttu on Mljet hea sukeldumiskoht. Enne sukelduma minekut tasuks aga leida peatuskoht mõnes Loorberisalus. Aga mul on plaanis täna sukelduma minna ja seepärast ma panen nüüd oma kaamera siia veekindla korpuse sisse ja üritan vee all teha mõned pildid ja videod. Nii, objektiiv on paigas ja väga oluline liigutus on see objektiivi kate eest ära võtta, sest muidu ootab meid vee all ebameeldiv üllatus. Ja nüüd panen külge kupli, läbi mille siis objektiiv vaatab pilti. Ja selliste klõpsudega käib see kuppel kinni ja kupli teen väljas kokku silikonspraiga, sellepärast et siis veetilgad jooksevad klaasi pealt maha, kui ma tulen vee alt välja. Pomena. Siin asub jahisadam, saare ainus hotell ja ainus sukeldumisklubi Aquatica, kelle abil pääseb veealusesse maailma iga litsenseeritud sukelduja. Siin on alati sukeldujaid väga erinevatest riikidest. Aga nüüd me sõidame sukelduma kuskile, aga ma veel ei tea kuhu ja kohe me saame seda näha. Sukelduma minnes valdab alati põnevus. Iial ei tea, mida põnevat seekord näeb. Kas mõnda veidrat mereelukat, mõnda huvitavat kala või koguni 8 jalga.
see on 1,5 kilo. 1,5 kilo on mulle hetkel piisav, sellepärast, et mul on ainult 3 mm lipso seljas. Ja sellega hakkab veidik. Ja see on alles lõpus ja natukene. Seekord anti 18-liitrine balloon, et saaks minna sügavamale ja seal kauem olla. Pole palav on igatahes, tahaks ruttu ette saada. Nii, puuts pähe, sest põhjas võib olla külm. Temperature. Rookie, do you need any assistance? Nii, igasuks lamp ka, sellepärast sügaval on pime. Nüüd on vette minek. Siin on. Pida. Kohalik sukeldumisinstruktor on abiks varustuse selgapanekul. Vajadusel jagab ka näpunäiteid. Vahel viskab ka nalja. Are you filming this? I'm on my knees again. And every time it's no. I don't know why. Ja kui kogu rahvas on üle parda heidetud, järgneb neile ka ise. ...40 sügavusel on üllatavalt vaikne. Kadunud on kõik maapealsed helid. Ainsat heli annavad hingamisest tekkinud mullid. Tänu vaikusele ja rahule leidub siin jälgi ka vanimatest kultuuridest. Sügavusse langev kaljusein on koduks paljudele erinevatele eluvormidele. Kuhu iganes lamp suunata, on näha mõnda kummalist olendit. Langustid elavad kivipragudes ja tulevad sealt välja vaid öösiti, et otsida toiduks tigusi, krabisi või merisiilikuid. Nende eluiga on 50 aasta ringis ja nad võivad kasvada kuni meetri pikkusteks. Langustid elavad tavaliselt gruppidena koos ja peavad omavahel sidet oma pikkade tundlate abil. Mõnikord jäävad nad kinni kalapüügivõrkudesse. Suplemiseks on vesi mõnusalt soe, veepinnal 30 kraadi. Kuid 10 meetrist allapoole laskudes langeb temperatuur järsult, ulatudes kohati 10 kraadi lähedale. Seega, õhukesega lipsoga on küll mugav, kuid sügaval hakkab sellega külm.
kaheksajalg on huvitav olevus, kõrgeima intelligentsiga loom selgrootute seas. Ohtu tunnetades eritab kaheksajalg endast tindipilve, et peita ennast ohu eest. Kaheksajala eluiga on suhteliselt lühike, kõigest 6 kuud. Siinsetes vetes kasvavad kaheksajalad kuni 90 sentimeetri pikkuseks. Oma kodu leiavad nad kivide ja korallide vahel. Kaheksajalg on võimeline muutma ka oma värvi, et sulanduda ümbritsevaga. Jahti peab ta hämaras. Lemmiksöögiks on krabid, vähid ja molluskid. Ja põhjas oli nii külm, et ma värisesin niimoodi, ma ei saanud korralikult videot ka teha, aparaat värises käes. Võtan ka lipsu seljast ära, siis hakkab soe. Mitu jalga siis 8 ajal oli? Täpselt 8 jalga oli. Nüüd tõmban kaamera korpuse kuivaks ja siis saab kohvrisse panna. Muidu on kole märg lugu. Pärast sukeldumist on alati tunne, nagu oleks midagi väga suurt korda saatnud. Vee all nähtu ja kogetu on seda ettevõtmist väärt. Kirjuid kalu näeb siin vähem kui mõne lõunapoolsema mere korallriffidel. Seevastu rikastavad siinset sukeldumiskogemust näiteks sügavusse langevad kaljuseinad. Lisaks sukeldumisele võib minna ka lihtsalt suplema. Selleks on saarel palju huvitavaid kohti. Üks nendest on näiteks Odysseuse koobas. Kujutab see endast 30 meetri pikkust veealust tunnelit. Legendi järgi olla Odysseus leidnud siin endale varjupaiga pärast laevahukku. Siit ka see nimi. Olles lummatud saare pakutavast ilust, redutas Odysseus saarel kokku pea 7 aastat. See võib seletada asjaolu, miks keegi sellelt saarelt lahkuda ei soovi. Ja selline saar asub siinsamas Euroopas.